Head televaatajad, täna me sukeldume muusikamaailma, sest me oleme tulnud külla Pärnu suupilliklubile Piccolo. Lähme vaatame. Mis selles suupillis nii erilist on? Miks teda on mõnus mängida? Miks teile meeldib suupill? Suupillil on 3 head omadust. Esiteks arendab muusikalist kuulmist. Teiseks arendab hingamisorganite tööd, kopsud, kõik tuulutab läbi. Ja 3. ta on väike, alati võid kaasas kanda. No see on väga väike, aga see on ikkagi nii suur suupilli, et ma ei ole nii suurt suupilli kunagi elus näinud. No eks see on ansamblipill, meil on basspilli ka olemas, eks ole, ja need on ansamblipillid, saatepillid. Eks ta teeb kitarritööd suupilli kaudu võib-olla. Aga mis on suupilli nagu oluline, kõige olulisem omadus on see, et ta on ju imegena kõlaga pill. Ma mäletan seda, ka minule tõi kunagi isa Saksamaalt suupilli, kromaatilise muuses. Ja pisike olin ja mängisin teda ja alati hakkas pea valutama. Millest see tuleb? No võib-olla sai kole kõvasti puhutud. Ega see on nii vaja kõvasti. Ei olegi vaja nii kõvasti puhuda. Ju ma siis nii hingega puhusin, et pea hakkas valutama. Ei saanud pikalt mängida. Mul oli veel hullem juhus, kui oli saksa pill, tõenäoliselt oli see Weltmeister ja see oli veel hea pill. Mõna sain kunagi, oli see kompressor. Mulle kingiti ka lapsepõlves pill. Seda ei saanud üldse puhuda, sest kohe hakkas pea valutama ja mis sealt välja tuli. Nii et ma mängitsin teda tolmuimejaga. Küsime siis selle koosseisu ainsa naisterahva käest täna, et mis suupill see on? See on basssuupill. Nii et siit tuleb sellist jämedat häält. No tavaliselt sellist bassi nagu mängib meesterahvas bändis, et kuidas siis nüüd nii sattus, et naisterahvas? Kusjuures meil klubis mängib veel üks naisterahvas basspilli, nii et kuidagi on ta nii läinud. Miks teile meeldib suupilli mängida? Sellepärast, et on hea ja kas ta just lihtne on, aga teda on mõnus kaasas kanda ja seal on rohkem väljundid kui näiteks klaverile, mida ma õppinud olen, et klaverit nagu naljalt taskusse ei vista ja kaasa ei võtta, aga selle pilliga saab ringi rännata ja... Et ta on mugav ka, eks? Jah, ja selline tore seltskond on siin Pärnus olemas, kellega koos seda pilli mängida saab. Ja iga ninakujuga ei saagi seda mängida, vaata. No vaat näe nüüd 3,5 sentimeetrit pikk. Maailma kõige väiksem. Maailma kõige väiksem instrument, mille saab veel mängida. Tal on kett järel, muidu tõmmates jääb kurku. No. Juhu!